2 tunni autosõidu kaugusel Helsingist tervitab meid tänasel hommikul siin Tampere külje all Wake Valley. See on selline wakeboardi park, nagu lumelaud, mida vee peal trossiga veetakse. Väga äge atraktsioon. Mida siin Wake Valley's veel teha saab? No loomulikult saab selle suure supilauaga sõita. Siin on pisematele mänguväljakud, siin on ööbimiseks kämpingud ja telkimisala. Loomulikult saab käia saunas, grillida ja chillida, nii et see on üks äge koht. Oskad sa või? Oskad või? Teet esimest korda elus paneb jalga laua ja hakkab sõitma. Ma tean, et on lume peal sõitnud. Ma tean, et on liiva peal sõitnud. Aga vee peal see mees lauaga sõitnud enne ei ole. Esimest korda elus Teet Margna lauaga vee peal. Siin sama Soomes, Tampere lähendas, Wake Parkis, for you only. Mutta mennään yhdessä, nagu ütlevad soomlased. Läheme ja teeme koos selle katsumuse seepärast, et vesi on soe sõber. Ai jaa, mul käsi valutab. Miks ma ei üllatu? Teedule pannakse praegu juba saapad jalga. Need ei ole lihtsalt saapad, mida saab nagu pärast jalast ära võtta ja tuppa kõndida, vaid need on laua külge kinnitatud. Teet, kuidas tunne on? Tavapärane. Ma loodan, ausalt öeldes Teet, et sa sealt ka ringiga eluga tagasi tuled, sest pered jäävad ju ootama siiapoole. Tahtsin seda jalga nagu natuke lähema. Ei, aga luba, ma toetan sind. Oi, kui isu. Ootad sa Oda ära lükka ainult. Ei, jumala eest ma ei lükka. Okay. Praegu antakse õpetussõnu, kuidas kinni hoida, kuidas tasakaalu hoida. Tegelikult on asi lihtne. Tuleb võidelda selle pulgaga. Jumala ees, kui kukub, tuleb sellest pulgast kinni hoida ja järgi lohiseda. Keha tuleb hoida võimalikult pulk sirgena ja siis on kindel, et ei kuku. No stress. Okay. Yes, Teet, sina oled meie peres ikka üks õige mees. Opa! Mine metsa! Sõidabki! Ja sõidabki esimese korraga. Kus see võima? Ma vaatasin, sõidab vastu seda rampi. Sa visver. Ja kui päris ausalt, kui mul oleks müts, võtaks Teedu ees praegu maha, sellepärast, et esimese korraga. Ai! Aselaati! Tubli! Jalad läksid risti, ütleme nii. Aga tubli. Ai. Kas see, kui ta teeb niimoodi? Kas see oli mingi käemärk? Sest tal on kõik hästi, jah? Teet näitas käemärki praegu niimoodi. No see pidi olema, et kõik on okei, ärge minu chilli segage, mul on praegu siin mõnus veeses olla. Ta näitab juba mitu minutit sellist asja, aga pea hakkab nagu allapoole vajuma, et vaatame. Ja nüüd proovib uuesti. Ja tuleb jälle, nii kui noor jumal. Ja tuleb nagu vana Poseidon, sinna hüppeb mäe poole. Mine metsa ja jõuab siia lähemale, ei pea ise ujuma. Ja sealt tuleb meie 2020. aasta olümpiamängude ainus Eesti veesuusatamise lootus Teet Margna isiklikult. No Teet, 10 minutit ja niuksed trikid. Sa oled nagu sündinud talent. Ei, ma sain ise aru, et esimene hüpe ei tulnud väga hästi välja. Ma püüdsin teha ju krääbi, aga käsi libises ära. Teine hüpe oli parem ja need slaidid ja rennid, relsid, need on ägedad, et ega esimesel ringil hüpet teha on küllalt keeruline, lõpus tuli paremini. Lõpus tuli paremini. Ma lihtsalt visualiseerisin endale neid hüppeid ja käändeid ja pöördeid ette. Ja oluline on muidugi niisugune veetunnetus. Just. Ja kuidas täna oli? Nii ja naa, et sa saad aru, et vesi on siin pehme. Ma olen harjunud pisut karedama veega, et Viimsis ju on selline sooladerikas ja nii. Aga muidu määre oli paigas? Ei, aga seda ei määrita, Kristjan, nüüd selle küsid nagu valesti. Et laud oli minu jaoks liiga lühike. Oled võinud pikema lauaga olla? Järgmine kord siis pikema lauaga. Kas sa välja ka tahad tulla? Ei taha praegu. Ma mõtlesin, et oleks võinud abikätt pakkuda. Aga kui ei taha, et... Ma lihtsalt lähen ujun nüüd selle lauaga pisut.
et ilma selle köieta. Soome järves. Jah, ka see on spordiala. Ujumine lauaga ilma köieta Soome järves. Väike autojuhtide vahetus toimus sellepärast, et ütlen ausalt, sõba hakkab nii silmale tulema. Kogu seltskond hääletas mind lihtsalt roolist maha. Midagi oli teha, siin selles seltskonnas kehtib demokraatia ja kui võeti vastu üksmeelne otsus, et mina rooli ei kõlba, no siis ei kõlba, siis ei ole midagi teha. Aga Teet on värske ja Teet saab sõitu jätkata. Mina ei tea, mida Teet öösiti teeb, et ta päeval suudab nii värske ja siuke reibas olla. Mis sa teed öösiti? Magan erinevalt Kristjanist. Ja abiks on loomulikult kahvi ja puro. On meie reisi eelviimane õhtu, lapsed on mõnusalt väsinud ja sellepärast nuiasid juba ammu, et saaks hotelli ära. Noh, naised lapsed hotelli saadetud ja ise tulime Teeduga linna peale laiema. Teet, kus kohas me oleme? Oleme Helsingis, Hernesaaren rannas. Ja minu paremat kätt jääb selline välivõimla või spordiväljak. Ja Kristjan, kuna meil on ka plaanis oma päevatolm keha pealt maha pesta, siis ajame õige ennem kehad kuumaks ja läheme teeme ka paar lõuatõmmet ja kükki, et saaksime pepupringiks enne kui sahu läheme, Kristjan. Ausalt öeldes ei tihka nende meeste sekkagi minna, kes seal on, sellepärast et musklit ikka ei ole, ega siis on nagu raske midagi siin nagu kaasa rääkida. No paar harjutust siiski, Kristjan. Ühe jala peal kükk. Vana mees, Varsa Aru. Meie oleme Teeduga juba sellises vanuses, et tegelikult võiks ainult sauna võtta. See koht ei ole minu jaoks. Minu koht on ikkagi see, mis siia me tulime, mille pärast. Tulema Teet, räägin sulle hoopis Soome ja Helsingi sauna ajaloost. Mis asja sa siin õppad? 100 aastat tagasi oli Helsingis umbes üks 50 ühiskasutatavat sauna, aga umbes 10 jäi neid alles siia Helsingisse. Ja viimasel 2 aastal on koguni 2 sauna üles ehitatud, üks nendest, mille juurde me tulime ja kuhu ma Teetsu viin. Nimi on Löylü, see on väga populaarseks osutunud, sellepärast et isegi Financial Times on selle imekaunist arhitektuuri kiitnud. Saun ei näe üldse välja päris tegelikult sellise sauna moodi, väga moodne saun. Aga milline see Soome saunakultuur on, tead, Kristjan? Kas käiakse rohkem nagu ujumispükstes ja või rätikud ümber niude või nagu üldse ei panda midagi? Ühte asja võin öelda, et soomlastel on nii palju saunasid kokku Soome maa peal, et iga soomlane saaks korraga, kui öeldakse 3-4, saab iga soomlane ise isiklikult oma kerise peale leili visata. Ei, aga miks sa mu küsimusele ei vasta? Sellepärast ma püüan sellest kuidagi mööda hiilida. No ei ole, kui sa vaatad selle terrassi peale, siis on ikkagi kõik oma riietes. Ja ma arvan, kui me tuleme nii nagu Eestis käiakse, siis on, ma arvan, kehvad lood, sest et see on ikkagi avalik saun ja avalikus saunas nagu ilma püksata ei olda. Nii et sellepärast tuleb kaasa võtta ujumispüksid. Arvad kärssasid ära, kõik on läinud. Ühesõnaga, saunaruumis mehed ja naised koos, duširuumis mehed ja naised koos. Joo, vetsus mehed ja naised koos. Kõik on koos, siin on vägev. 3 erinevat saunatüüpi on siin, üks on selline privaatsaun, kus saad siis oma seltskonnaga selle kinni panna, tulla ja ennast hästi tunda. Siis on selline suur vene tüüpi saun, kus on hästi kõrgele lae alla lähevad sellised erinevad astmed, kus peal saad istuda. Istusime koos Soome naistega, rääkisime lahedaid anekdoote. Võimsad naised, Soome naised kannatavad rohkem kui mehed. Ja siis on üks uks selline, tõrvane uks, nõge tilgub. See ongi suitsusaun. Sinna sisse, kui lähed, tuled ausalt öeldes mustanema välja, kui sisse läksid, nii et siuke võimas koht. Kui seal hakkab palav või tahad nagu lihtsalt värskendavat veeprotseduuri teha, siis paned summi otse merre. Just nimelt, tuled siia välja, mõnuled nendel lamamistoolidel, nii et ühesõnaga keset Helsingit selline mõnus avalik saun. Kõht läheb tühjaks, siis restoran, palun väga. Sadu inimesi paksult täis, road tundusid nii isuäratavad, et oleks tahtnud seda menüüd kohe lähemalt vaadata, aga noh.
jõuame veel. Jõuame sinna ka, nii et igal juhul tasub tulla, tasub külastada, kes on selline saunamees. Mina eriti suur saunamees ei ole, mina olen rohkem sauna eesruumimees ja põhimõtteliselt tegelikult see restoran või see suur siuke terrass, see ongi ju nagu sauna eesruum. Kuule, aga kui me juba kõiges omavahel võistelnud oleme, siis viimane võistlus on see, et kes on kangem saunamees. Nii et lähme teeme selle võistluse ka ära. Ma kardan, et see tulemus on juba teada. Kõige meist kahest kõige kõvem saunamees on Soome naine. Need istuvad seal terve elavad saunas. Aga lähme, teeme proovi. Paneme 120 sisse ja... Järgmises saates. Mulle meeldib see, et me võtsime kaasa need piknikukorvid ja et lapsed said lõpuks ometi ühe päris ehtsa pikniku maha pidada. Ma tahaksin iga päev ja iga nädala aja teha piknikuid. Palun! Vot, lapse suu ei valeta.